Tervitused teile kõigile, kes olete siin seda videot kuulamas ja vaatamas. Olen kanaldanud teile sõnumid, mida peaksite hetkel teadma. Kogu seda infot olen siis jaganud 4 erinevasse gruppi, mille vahel saate valida. Võta sõnum endaga kaasa, mis aitab sind kõige enam. Kui oled valmis taro lugemiseks, vaatame nüüd neid 4 gruppe lähemalt. Kui sa valisid grupp number 1, siis selline saab olema sinul taro lugemine. Mida ma sinu puhul hästi tugevalt tajun, on see, et sul on toimumas mingid suuremat sorti muutus ja ma näen, et see on nagu justkui oleks saatuse poolt ette nähtud, et nüüd on aeg alustada mingit teist rada. See võib olla ka ootamatu nii positiivses mõttes kui ka mõnele võib-olla ka negatiivses mõttes, selles mõttes, et sa ei osanud seda oodata nagu, et oi, et mis nüüd, aga ma näen, et pigem on see positiivne. Et sul on nagu võimalus, ma näen nagu sulle tuleb nagu mingi võimalus või pakkumine, mis annab sulle stabiilsust, et mõnede puhul ma tajun, et see võib olla seotud karjääriga, osade puhul on võib-olla näiteks on mingid kingitused, võib ka olla seotud nagu ka maja teemaga või nii, aga pigem ma tajun jah, et siuke hästi selline materiaalne ja nagu rohkem nagu võimalus tuleb, et see on nagu saatuse poolt sulle ette nähtud, et sul tuleb mingi võimalus, pakkumine ja see võib olla suhteliselt põnev, et esialgu ei osanud võib-olla sa seda siin näha, aga tegelikult ma näen, et siuke tegelikult on hästi põnev selline pakkumine ja ma näen ka siit, et võib-olla sa oled oma olemuselt selline, kes tahabki siukseid põnevust kogu aeg oma ellu, siukest loomingulisust ja põnevust ja sellist nagu tegutsemist ja oled nagu oma selline hakkaja tüüp, et ma näen jah, et nagu kõrgem mina ja teejuhid tahavad sulle edasi öelda, et sinu poole on tulemas siis uus võimalus, pakkumine, just ma tajun nagu kellegi poolt ja see on nagu just nagu saatuse poolt nagu sulle ette nähtud, et tuuakse sulle midagi lauale, aga loomulikult sina oled see, kes ise otsustab, kas sa tahad selle vastu võtta või mitte. Kui sulle see lugemine meeldis, võid jätta mulle meeldimise ja kommentaari alla, mis kõnetas, mis mitte. Ja ma soovin sulle kõike head ja kohtume järgmises videos. Tšau! Kui sa valisid grupp number 2, siis selline saab olema sinu lugemine. Grupp number 2, sinu puhul ma tajun, et sulle tahetakse nagu teada anda, et sa oled lõpetanud ja alustanud midagi uut. Ja need on nagu väga suured muutused, aga ma näen samas on ka see, et sa oled nagu kahe vahel, et kas see oli õige mõte, kas see oli hea idee nagu ära lõpetada midagi kiirelt. Ja samas ma näen, et on ka veel, et midagi tahab veel lõpetamist või on nagu lõpule jõudmas. Ja et sa oled alustamas oma elus nagu täiesti uut rada. See võib olla ka selles mõttes uus rada, et sa ei ole nagu enne seda kogenud, et sa oled nii-öelda siis nii-öelda narri energias, mis tähendab seda, et sul puuduvad nagu teadmised, kogemused, oskused, kuidas seda uut rada alustada. Aga samas ma näen, et sa oled suhteliselt muretu ja sa nagu võtadki asju sedasi, et jah, ma olen algaja selles, aga selles pole midagi hullu, sellepärast, et ma ei saagi kõike osata, ma ei teagi kõike ja sellepärast ma seda uut rada alustangi, et õppida seda kõike tundma. Ja siin nagu sa üritad nagu kahe vahel nagu žongleerida, et kuidas ja mida ja nagu, ja siin võib olla ka, et 2 erinevat asja käib korraga on käsil näiteks, et kellel on koolid siin, kursused, võib-olla 2 erinevat töökohta, et sa nagu kahe vahel žongleerid kogu aeg, et vahepeal tekib tunne, et kas saan hakkama,
et siin ongi, et midagi nagu tahab su elus jah lõppeda, et sa veel žongleerid kahe vahel ja midagi uut ronib nagu sinu ellu nagu ronib sinu ellu, tähendab. Et sihuke jah, nihuke oled nagu nii-öelda lõpetuse ja alguse energias ja siis oled veel kahe vahel, et see on jah nagu varsti tulemas, et kellel on juba ära toimunud ja kellel tuleb see, et siis ise teate, millest ma siis täpselt räägin, et ma lihtsalt tajun seda, et on millegi algus, millegi lõpp ja käib kahe vahel nagu see mõte, et kas kõik on hästi, kas kõik on okei, kas teen õigesti, kas see oli õige otsus, on ju. Et jaa. Et selline oli siis minu lugemine sulle, grupp number 2. Ja kui sul see video meeldis, võid jätta like'i kommentaari alla, mis kõnetas. Ja ma soovin sulle kõike head ja palju edu ka tulevikus. Tšau! Kui sa valisid grupp number 3, siis selline saab olema sinu lugemine. Nii, mida sulle teada tahetakse anda kõrgema mina poolt ja ka teejuhtide poolt on see, et ma näen, et sa oled nagu võidelnud millegi nimel hästi tugevalt, hästi palju. Siin on kellel seotud töö karjääriga nagu tiimitöö mõttes, et sa oled enda poolt hästi palju panustanud, aga ma näen, et sa vist mõtled või tajud või sa ei ole nagu näinud piisavalt nagu tulemusi, et kuhu minu see panus on siis läinud, et ma ei näe, et midagi oleks sellest nagu välja tulnud, kuigi see panus tuleb hiljem, et see karikas, mida sina oled hästi tugevalt täitnud, kas siis läbi oma füüsilise töö, vaimse töö, emotsionaalse nõustamise läbi, see tuleb hiljem. Et sinu panus on igal juhul nagu väärt, aga sa hetkel nagu ei näe seda. Ja ma näen ikkagi, et tuleb jätkuvalt edasi nagu tiimitöö nimel nagu siin tegutseda, et olgu see tiimitöö siis ja kas sinu karjääris, perega, partneriga või on mingi projekt, mille kallal sa nagu ehitad. Et ma tajun kohe ehitust mõne puhul, et kes selle grupi valis, et sa ehitad midagi just nagu kätega või nagu on plaanid, asjad, joonistused, illustratsioonid. Et ja, et siin nagu kõrgem mina tahab sulle teada anda, et sinu see asi, mille kallal sa töötanud, see varsti tuleb välja, et see varsti näeb päevavalgust, aga hetkel tuleb ja veel natukese veel pingutada veel selle nimel, et kuni see siis jõuab sinna etappi. See võtab veidi veel aega. Et jah, selline oli lugemine mul sulle, kallis grupp number 3. Ma soovin sulle kõike head hetkel ja ka tulevikus ja kui sulle see video meeldis, võid jätta like'i ja kommentaari alla ja kohtume järgmises videos. Tšau! Kui sa valisid grupp number 4, siis selline saab olema sinu lugemine. Mida siis sinu kõrgem mina ja just teejuhid nagu tahavad mõista anda, ma näen siin seda, kas sul võib olla nagu võib-olla probleeme magamisega või unetusega või koged hästi palju nagu mingeid unenägusi, just nagu õudukaid võib-olla selliseid, et midagi nagu häirib, ma näen. Ja siin võib olla ka see, et ma tajun osade puhul seda, et on mingi info või midagi on nagu saladuses, mida sa ei tea või hoiad sa ise hästi kiivalt midagi nagu kinni, et ei taha teistega jagada. Aga ma näen, et mingid asjad, mis vajavad nagu selgust, tulevad nagu ilmavalgele hiljem, et võivad natukese aega võtta. Ja ma näen, et see siis teeb nagu täisringi selles osas, et kõik, mis on vaja teada, tuleb välja, mida sa pead teadma või mida sa pead ka teistele edastama või mõista andma, et see tuleb nagu kõik lõpuks nagu ja päevavalgele. Siin ma tajun ka seda, et natukese rohkem oleks mingit tasakaalu sinu elus vaja. Et võib-olla sa oled mõelnud sellele, et oled natukese nagu tasakaalust väljas ja ma näen, et sa üritad nagu mingid asjad siin nagu, mis sind on häirinud, et sa üritad nagu nendega tegelema hakata, ring neile peale teha, vaadata nende sisse, vaadata, mis see oli, kus see alguse sai ja nüüd nagu ära lõpetada ja ennast tagasi tasakaalu viia nii mentaalses mõttes, füüsilises mõttes, spirituaalses ja emotsionaalses mõttes, et ma tajun, et see mingi häirimatus sinu elus
sinu hing tahab hullult nagu, jaa, ma tahan tasakaalu, ma tahan rahu, ma tahan nagu olla, ma näen, et sa jõuad sinna etappi, aga see natuke nagu jah, võib ka aega võtta, et osadel tuleb kiiremini, osadel nagu läheb aeglasemalt, aga ma näen, et sa jõuad sellesse etappi, et leida see sisemine rahu, see tasakaal endas, et jälle edasi toimetada uute asjade kallal. Ja selline oli lugemine mul sulle, kallis grupp number 4. Ma soovin sulle kõike head ja kui sul see video meeldis, võid jätta laigi ja kommentaari alla, mis kõnetas ja me kohtume järgmises videos. Tšau!